Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin podcasti stuudios toitumisnõustaja Marina Orusalu. Tere Marina! Tere! Meie tänane teema on see, et kuidas oma kaalulangetuse tulemust kinnistada, sest eks see ole ju mingi raske dieedi või enese kättevõtmise küsimus, et see ei ole ju nii lihtne ja siis ei tahaks ka tulemust kaotada. Aga kõigepealt Marina, ma soovin sulle palju õnne, sul sündis hiljuti beebi, et räägi natuke endast ja räägi natuke siis sellest, kuidas sul selle beebiga on läinud. Aitäh õnne soovide eest, et ma arvan, et minul läks selle teise beebiga nagu paljudel teistel emadel ka kergemini, kui ma julgen niimoodi väita, just selle pärast, et nüüd on kogemust. Et lapsed on erinevad aru saada, aga lihtsalt see ärevustase, mis mul oli esimese lapsega, arvatavasti see ei lasnud mul niimoodi nautida seda protsessi, sest 100 küsimust peas iga päev. Ja. Sa kohe nautisid? Nüüd ma naudin. Esimese lapsega ma kahjuks ei suutnud, pean tõdema, aga teise lapsega nüüd tõesti, eks see teine laps ei muudagi elu nii palju nagu esimene, kogu elukorraldust nagu see on, et see rutiin nagu enam-vähem on paigas, muidugi ta lisab, iga laps lisab sellist lisakoormust, lisategevusi, ja, aga sellist dramaatilist muutust enam elus ei ole. Nii et seda perioodi ma täiesti naudin. Et ma küsin siis sellega ära, et kes sul on poiss, tüdruk, viimane on? Viimane on poiss sündinud. Esimene oli tüdruk. Hästi. Ja see juhtus nüüd see teine sünnitus, siis oli umbes kas 6 aega tagasi? 6 aega paar päeva. 6 aega ja paar päeva. Et mulle kohe üldse ei meeldi need kollase meedia küsimused, kes nagu lähevad noorte emad, vaatavad noori emas ja ütlevad, et oi, et ta on nüüd, ma ei tea, 2 päevaga juba nii sale ja alla võtnud ja ennast käsile võtnud, et tegelikult tuleb emmedele aega anda, eks ju? Sa oled ka loomulikult. Nõus? Jah, loomulikult. Kõikidele tuleb aega anda, mitte ainult emmedele. Just. Aga kuna meie tänane teema on selline, et siis ma julgen natuke sinult selliseid küsimusi küsida, et kuidas su enda kehakaaluga on nüüd ennem olnud, sest ma tean, et sul on ka natuke olnud seda, küll kehakaal on suurem ja väiksem olnud, et räägi sellest oma kaalulangetuse teekonnast ka. Kas sa mõtled nüüd seda nii-öelda ammust teekonda, kui ma pigem nagu võitlesin sellega või mis on seotud just sünnitusega ja beebidega? No räägime selle ammuse ennem ära ja siis selle viimase beebi asja ka ära. Okei. Et ma olen see toitumisnõustaja, kes nii-öelda omal nahal kõiki neid ämbreid kolistanud, kõiki neid asju läbi teinud ja ette rutates võib-olla juba ütlen ette, et ma kaua aega päris häbenesin ja mõtlesin, et see on nagu minu miinus, et kes ikka nagu tahab rääkida avalikult, et tal on olnud söömishäireid ja ega see ei ole nagu meeldiv, kuidas öelda, jagamine või asi, mida jagada. Just, aga siis, kui ma hakkasin tegelema toitumisnõustamisega, mina sain aru, et see võib hoopis olla minule plussiks, et mina tunnetan need naisi, kes võitlevad oma kaaluga ja see kõigub edasi-tagasi, mina tunnen neid hoopis teisel tasemel kui ilus, sale, sportlik tüdruk, kes hakkas toitumisnõustajaks, ma ei taha midagi halba nende kohta öelda, aga selgelt neil sellist kogemust eriti psühhoemotsionaalset ei ole, nad päris ei pruugi aru saada, mis on nende naiste peas. Et selles mõttes, nüüd ma avalikult seda räägin, sest ma saan aru, et minuga võivad samastuda päris paljud naised, ma arvan. Ja see teekond mul algas juba kooli lõpus. Ma hakkasin vaikselt juurde võtma, sest ma lõpetasin siukse professionaalse spordi nii-öelda lõpetasin ära. Mis ala sa tegid? Ma tegelesin võistlustantsuga väga-väga aktiivselt, kus need treenid on iga päev ja nii edasi. Et siis, aga toitusin üsna, kuidas öelda, nagu teismeline, mitte mul ei olnud mingit teadmisi väga sellest, et see, mis oli, see oli. Peaks krõpsud või mis siis? Kaasa arvatud krõpsud, selles mõttes kodus oli söök
küll laua peal, et mul vanemad tegid tublisti süüa, et selles ei olnud probleemi, aga teadmisi polnud, aru saama, kuidas hakkab mind mõjuma polnud ja nii kaua, kui ma veel tegelesin spordiga, siis keha kuidagi pidas vastu ja siis, kui sporti ei olnud minu elus enam, siis hakkas kasvama. Ja sealt, ma arvan, tuli üks kõige selline murdepunkt, mis viis seda lihtsalt teekonnalt, kus mul on natukene paar lisakilot sellele, kus mul tekkis söömishäire ja ma arvan, see on väga oluline. See oleneb, kuidas sa reageerid nendele paarile lisatud kilole. Sul oli ainult paar lisakilo ja sul tekkis sul oli nagu depressioon? Ei, depressiooni ei olnud, see ei ole nagu otseselt sellega seotud. Et algul oli paar kilot, siis tuli veel paar kilo ja nii edasi. Aga ma mõtlen, kuidas me reageerime sellele. See üks hetk, kui me vaatame peeglisse ja saame aru, et ma vist ei ole rahul selle peegelpildiga, et peaks midagi ette võtma. Ja vot see on see kriitiline moment, millal sina hakkad midagi ette võtma. Ja kahjuks tol hetkel, mis oli populaarne ümberringi, mida mul soovitati ümberringi, on ainult dieedid ja näljutamised. Nii. Ja see on see kriitiline asi, mis kui sa hakkad veel vähem sööma, ehk siis sul oligi väga, ütleme, siuke vaene, toidaine vaene ja halb menüü ja siis sa võtad sealt veel toitu ja kilokalorid vähemaks, energiat vähemaks ja su keha teismelise eas proovib igat pidi seda kompenseerida. Ja see oli see kriitiline hetk ja siis keha proovis veel ja need söömised või ütleme ülesöömised, nad muutusid siis siukses söömissööstudeks, sest mida rohkem sa hoiad ennast nagu eemale sellest toidust, seda rohkem sa pärast teed järgi selle söömisega ja niimoodi ma laskusin spiraaliga alla poole ja siis pluss oli kogu see psühholoogiline taust selline, kus oli hästi palju tol ajal veel ideaalseid naisi ajakirjade kaantel, telekas. Kas neid praegu ei ole? Praegu tead, selles mõttes ma sõidan siin autoga ringi, just eile vist sõitsin Liivalaia tänaval ja ma vaatasin plakatit, mingi reklaam oli üldse seotud, ma ei mäleta, remondiga, koduremondiga, täiesti siuke kehas naine seda reklaamib, siuke täiesti nagu, ei ole pitspeenike modell, selliseid asju ei olnud, ütleme 90-ndates ja seal 2000 nagu pluss, et siis olid ainult see ala Britney Spears nagu kehakujud, kus on naba paljas ja sul ei ole ühtegi grammigi nagu seda lisakaalu. Et igatahes kõik see nagu mõjutas mind nii, et pean lisama ka, et ma olin perfektsionist ja eks siis proovisin seda ideaalset figuuri saavutada, aga ei saanud ja näljutasin ennast veel rohkem ja see ei töötanud, sest tuli tagasilöök ja niimoodi ma sinna nagu saingi endale söömishäired. Ja kaua sa siis olid söömata või? Sa ütlesid, et sa oled söömata mingid nagu näljutasid ennast? Kõige pikem periood mul oli minu arust 7 või 8 päeva. Ma olin vee peal. Oota, sa ei söönud 7 või 8 päeva? Tule taevas appi. Ja, kas su ema seda teadis? Ta teadis, aga kahjuks tal olid samad teadmised nagu minul tol hetkel. Ta ei osanud teistmoodi, ta ei osanud mind paremini aidata, sest tol hetkel levis väga populaarne arusaam, et kui sa tahad kaalust alla võtta, lõpeta söömist, mis on täiesti jabur ja nüüd me teame, et see ei ole päris õige viis, et aga tol ajal umbes pane suu kinni ja ära söö ja siis ta aitas mind nii nagu ta oskas, aga eks ta nagu toetas seda minu dieeditamist ja igasuguseid katseid. Ja 7-8 päeva see oli enne minu kooli lõppu pidu, et mahutada ennast siis selle libuvasse kleiti ja olla ilus. Ja sinna sa mahtusid ja olid ikka söömata? Ma mahtusin, olin söömata ja muidugi välja tulek seal oli paras kuidas öelda, keha karistas sellise käitumise. Kuidas keha karistab? Keha karistab nii, nagu ma enne mainisin, et kui sa ei anna talle süüa, ta varem või hiljem, ta leiab seda viisi, millal ta saab seda energiat tagasi ja ta duubeldab seda ja tripeldab seda, et sellel ei ole pääsu. Või on peab
ütlema, et on tüdrukuid, on olemas inimesi, kellel on täiesti raudne distsipliin ja kes võivad peaaegu kogu elu sellise raudse distsipliiniga ennast tagasi hoida ja näljutada siis, kui on vaja ja siis jälle ennast kätes hoida. Aga nagu parasjagu mina ei ole selline ja enamus inimestest ei ole sellised. Äkki nad ainult räägivad, et nad on sellised, ma ka ei usu hästi, sest tegelikult on tõesti, et keha nõuab oma, et me ei seisa ju püsti muidu, kui me ei saa seda omale vajalikke toitained ehk kütust. Ja, aga muidu praktiseerisin selliseid lühiajalisi ka loomulikult, aga see on juba pisi asi võrreldes. Jutt oli ainult mõnest ülekilost ja sa kohtasid oma keha selliselt. Ja, aga eks iga sellise dieediga, iga sellise katsega, uue katsega, siis ma jäin suuremaks ja suuremaks, kui see lõpuks dieet ei töötanud, et lõpuks mul oli teine rasvumise aste ja 30 kilo rohkem kui praegu. Aha. Nii et ma ei olnud nagu paar kilo üle, ma olin tõeliselt nagu hädas oma tervisega, see ei olnud ainult kaalu teema enam. Nii, ja kuidas sa oma 30 ülekilost lahti said? Vaikselt, rahulikult, sellepärast ma alustasimegi sellest, et mitte ainult emmedel on vaja aega anda, vaid kõikidele naistele ja kui sul on 30 kilo rohkem kaalu kui vaja, pika ajaga juurde võetud, siis sul on vaja ka pikka aega sellest nagu lahti saada stabiilselt ja rahulikult. Ja kuidas see juhtus, eks ma vist guugeldasin läbi kõik igasugused programmid, mis on olemas ja mul lihtsalt õnnestus lõpuks leida nii-öelda oma inimene, oma programm, mis töötas ja see oli ainuke esimene tol ajal, vähemalt mida mina suutsin leida. Ma mäletan, kuidas ma seda leidsin peale järjekordset õhtut, kus ma sõin nii üle, et ma lihtsalt nutsin kuskil keset südaööd. Eks see on väga emotsionaalne, sa saad ju aru, et ma ei tea, kommikarp täis ära süüa, peale seda 3 võileiba, peale seda veel, ma ei tea, pasta, peale seda veel midagi ja veel midagi. Sa saad ju aru, et see ei ole nagu õige käitumine, aga sa ei saa midagi endaga nagu teha, sul ei ole distsipliini ja sul kõik hormoonid, kõik on juba ligadi-logadi kehas, et siis muidugi see tekitas nuttu ja väga masendust ja igasuguseid selliseid enese mitteaktsepteerimist ja siis üks õhtu selline peale korraliku õgimist, ma ütleks, ma guugeldasin järjekordselt ja siis ma leidsin ühe programmi, kuhu ma nägin kommentaarides oli palju öeldud, et kui sul on söömishäire, siis tema juurde nagu mine. Ja siis mõtlesin, okei, et see ei ole enam nagu paar kilo alla dieet, see proovin järjekordselt ja siis see töötas. See töötas ja töötab siiamaani. Mitte see, et mul on vaja kaalust alla võtta, ma olen oma kaalus üsna stabiilne, välja arvatud rasedus loomulikult, aga see suhtumine toidusse endasse ja oma kehasse ma kasutan siiamaani sellest programmist, mis see oli. Mis programm see siis oli? See ei olnud isegi eestikeelne, see ei olnud kohalik, ütleme nii. See praegu ei eksisteeri enam, sest see programmi siis eestvedaja, ta läks edasi teadust, ütleme, uurima toitumises, aga mille poolest see programm erines teistest oli see, et seal ei olnud ainult ei olnud ainult toitumistemaatika, vaid seal oli ka psühholoogiline osa sellest, mis tegelikult toit meile ei ole eraldi kogu meie eludest ja on põhjused, miks igaühel on siis keha mitte selline, nagu ta tahaks, et see oleks. Ja selle taga ei ole ainult teadmatus, mida süüa. Eks me võtame kaalust juurde mitte sellepärast, et me ei tea, et salat on hea ja võiks seda süüa, seda võib-olla komme liiga palju ei peaks sööma. See ei ole teadmatuse või selle taga. Põhjus on tegelikult meie kahe kõrva vahel, kuidas me suhtume endasse, miks me sööme liigselt ja nii edasi. Et see programm korralikult käis läbi need põhjused ka. Ja räägi nüüd, kui sul 6 aega tagasi oli sünnitus ja sa praegu oled selline sale, et mis moodi sa nüüd toitun? Mida sa sööd ja mida sa mõtled? Tegelikult need teadmised, mis ma sain kunagi tollest programmist ja mida ma kinnistasin ka läbi teiste nüüd sertifitseerimise ja nii edasi, mida ma annan teistele,
need samad põhimõtted ma rakendan ka enda puhul. Nagu ma ütlesin, mul kaal ei kõigu rohkem kui 1 kilo, kui ma muidu ei olnud rase ja nüüd nii esimese kui teise rasedusega ausalt öeldes midagi ei ole muutunud toitumises. Võib-olla peale sünnitust, mis on nüüd üli oluline või ütleme, millele ma panen rohkem rõhku ja aktsenti on see, et ma ei jätaks toidukorrad vahele, sest ma mõlemad korrad ma imetasin ja praegu imetan, mis tähendab, et energiavajadus on korralikult tõusnud ja see on üks suurimaid selliseid, kuidas öelda, nagu ämbreid, kuhu astuvad hästi palju noori emasid. Nad ei söö piisavalt normaalset toidainerikkad toitu ja siis tekivad meeletud isud. Siis sa tahaksid kõike maailmas nagu ära süüa. Muidugi, kui sinna tulevad need jälle lõpmatud küpsised ja snäkid, siis on see, miks kaal ei lange või hoopis tõuseb ja nii edasi. Pluss meeletu väsimus, magamatud ööd, kellel mis, võib-olla kellegil on depressioon, võib-olla kellegil on, ma ei tea, perekonnas on see kõik, ütleme, keeruliseks see suhe läinud. Need on ju kõik põhjused, miks isud naistel võiksid tõusta. Et esiteks ma olen kõikidest nendest teadlik tänapäeval, teiseks ma pakun endale iga päev korralikku toitu. Ja selline, kuidas öelda, klassikaline asi, mida me näeme tihti emade puhul, et nad on söömata, nad ei jõudnud hommikusööki süüa. Neil pole enda jaoks aega. Jah, täpselt. Ma ei tea, kuidas see kõlab, aga ma võin öelda, et selle teise beebiga praegu on 6 aega möödas, mul ei ole mitte ühtegi toidukorda jäänud söömata beebi pärast. Kuulake emad. Et selles mõttes ja beebi vahest mul ka nutab ja beebi ärkab. Kindlasti öösiti üleval ja sellised asjad ka. Ja öösiti ma ei söögi, aga päeval ta on palju rinna peal, ta on palju magab minu peal, aga mul vahet ei ole minu jaoks see söömine, korralik söömine, et mul ei jää hommikusöögid, lõunasöögid, õhtusöögid vahele, on nii baas ja vundament, mina tean, minul on kalduvus ju siiamaani alles, kui ma ennast ei toeta selle toiduga, ma jälle kukun sinna auku, sellepärast see on minu A ja O hetkel normaalne toidainerikas toitumine. Aga nüüd lähme selle tänase teema juurde siis, et kui ma olen nüüd mingi ükskõik mis meetodiga oma sellise ideaalkaalu või normaalkaalu saavutanud, et mida nüüd edasi, et ma ei tohi ju hakata sööma nii, nagu ma vanasti sõin, sest see on nagu otse tee tagasi ülekaalule. Aga mida siis nüüd peale hakata, et see on komistuskivi ju väga paljude naiste jaoks, olgu nad emmed, olgu nad kes, mis vanuses tahes? Jah, et tegelikult ma vastan sellele peaaegu samamoodi, nagu ma rääkisin sellest programmist. Ehk siis meil see, ma ei taha öelda vale toitumine, sest see on selline nagu toitumine on alati õige või? ma ei taha toitu jagada valgeks ja mustaks, et me ei lähe äärmusesse, sest see ka ei ole tervislik. Aga ütleme, mingi põhjus on olnud sellel naisel või mehel, miks ta kaalust juurde võttis. Kas ma peaksin seda põhjust teadma, miks ma juurde võtsin? Sa ei saa seda teada, kas sa võiksid seda välja selgitada ja töötada just sellega. Ma peaksin selle enda jaoks siis nagu ikkagi läbi mõtlema. Ja, aga ma ütlen ausalt, ega kui sa selle sees ise oled, ega sa seda põhjust ei näe. Selleks ongi meil need teised inimesed, kes sukelduvad sinu elusse. Kas ma peaks psühholoogi juurde minema? Oleneb, ma ei oska vastata, et võibki alustada toitumisnõustajast või kuskil sa ju hakkasid muutma oma toitumist näiteks, me ei räägi praegu sinust, vaid üldiselt. Ja me räägime üldiselt. Ja, just, et kellegi abi ju naine nagu kasutas, et kas see toitumisnõustaja pakub nagu lisateadmisi selle kohta, kas tõesti vahest on vaja psühholoogi abi ja mina kasutasin psühholoogi tol ajal väga-väga palju, kasutan siiamaani, aga õnneks mitte toitumisteemadel, et see on normaalne. Et aru saada, mis viis sind sellise eluviisini, et sul on toitumisega oli nii nagu on. Ja nüüd, kui sa seda muudad, et sa ei jätka samadel nendel trajektooridel või teekonnal nagu enne, et muuta mitte oma toitumist, vaid muuta oma reaalset eluviisi, nii nagu klišee see ei kõlaks. Oletama, et ma olen siiski saanud mingi ebatervisliku dieediga oma kaalu alla
no fakt on see, et ta ei taha mul püsima jääda, eks ju, kui väga mulle ka ei meeldiks piitspeenike olla, aga mis siis teha, et mul ei olegi ees seda šablooni või seda klišeed, et kuidas ma ennem toitusin normaalselt. No siis kahjuks on kordusringile minek, et selles mõttes on, kas sa distsipliiniga hoiad mingid aega seda tulemust, arvatavasti hoiad. Mitte kaua, ma kartan. No see on, tavaliselt see on nii kaua, kuni naise elus või inimese elus, mehed ka võtavad kaalus juurde. Ja, et inimese elus tuleb vähem või rohkem raskem periood. Et kui on suurem töökoormus, suurem stress, vähem magamist, veel mingid dramaatilised asjad, et ja siis kõik muu, mis vajas muidu distsipliini hoidmiseks, see lendab laiali. Et tavaliselt nii kaua naine nagu suudab distsipliiniga hoida seda toitumist, aga reaalsus on see, et tegelikult toitumine on nii loomulik asi ja seda saab teha sellisena, et see ei ole, peaaegu, ma kasutan seda fraasi intuitiivselt toituma, kus su keha hormonaalselt ise ütleb, palju sa vajad ja sa lõpetad seda toiduga korda näiteks jättes taldriku peal mingisuguse veel osa, sest sul on kõht täis. Ja seda saab taastada kehas. Ühesõnaga ma ei loe kaloreid kuskilt, ma ei vaata mingeid toitaineid, vaid ma kuulan oma keha, see tundub just väga keeruline. Maagia, tundub nagu maagia. No, tundub nagu maagia. Aga tegelikult me oleme kõik sündinud sellega. Siis, kui meie hormoonid olid paigas, siis kui nad töötasid, ma räägin mitte suguhormoonidest, vaid greliin ja leptiinhormoon, need, mis vastutavad on meie näljatunde ja täiskõhutunde eest. Et kui neid taastada, siis tegelikult sina ärkad ja siis sina kuuled signaali oma kehas, et sul on kõht tühi, sa lähed kööki. Aga kui mul ei tule seda signaali, kas ma jätan hommikusöögi siis söömata? No kui sul ei tule signaali, siis tähendab sul need hormoonid veel ei tööta ja sa oled oma toitumisega need natukene häirinud ja sa ei kuule neid signaale. Ja oleneb, mida sa tahad. Kui sa tahad toitumist parandada, siis sa sööd ikka hommikusöögi, siis teadus ütleb, et me peaks hommikusööki sööma ja see on selle poolest on üks olulisemaid toidukordasid päevas, sest see käivitab kõiki protsesse ja paneb meie suhkru taseme jooksma õigesti või siis mitte õigesti. Oleneb sellest, ma küsin nüüd konkreetselt sinu käest, et mida sa sööd hommikusöögiks, et mida sa silmas pead või mille järgi sa selle hommikusöögi omale valid või mingid põhimõtted ikka peavad olema ju, sa ei lähe lihtsalt ei ava külmkapi just ja siis või avad? Kindlasti avan selleks, et sööki teha, aga reaalsus on see, et selle all on teadmine, mida ma peaksin sööma ja pluss selle baasil ma valin, mida ma tahaksin süüa, sest ütleme, kui hommikusöög peaks olema valgurikas, kiudainerikas, head rasvad võiksid seal olla, siis need on väga-väga erinevad toidud. 3 põhimõtted siis, mis me saime? No näiteks, jah. Et valgud kindlasti, jah, see võib olla ju, valk on võib olla muna. Kui ei meeldi muna, sa võid ju võtta punase kala või sa võid võtta, ma ei tea, mingid sardiinid leiva peal. See on kõik nagu valk, jah. Et siin on juba sinu vabadus, mida sa paned endale taldriku peale. Aga jah, selle taga on teadmine, et see ei ole nii-öelda kiirpuder moosiga. Võib-olla meie isud meid isegi juhataks sinna. Aga see võib olla kiirpuder ilma moosita näiteks? No jällegi, valku seal ei ole, rasvasid ei ole, nii et siin on see teadmine, mis mind hoiab ja mul ei ole tegelikult pudru vastu isusid, aga kui oleks, siis ma sööks sinna muna enne, siis ma võtaks võib-olla sinna avokaado või leibkõr, midagi ma nagu muudaks selles. See on teadmine pluss minu isiklik soov, mida ma siis valin sellest külmkapist täna. Ja kus sa aru saad, et vaat nüüd on see hetk, et tegelikult taldrikul on veel süüa, aga mina jätan selle nüüd järgi? No see iga kord ei pea nagu juhtuma aga ma rääkisin sellest just leptiinhormoonist, mis loomulikul viisil ütleb, et meil on kõht täis. Ja siis, kui sul on side oma kehaga nende signaalidega korras, siis sa tunned ja sa ei taha rohkem. Eks me oleme kõik ju vähemalt paar korda elus tundnud, et kõht on täis, et me ei taha rohkem, eks? No ja ikka. No just, et täpselt selline signaal võiks tulla iga söögi lõpus. Et kel on vaja rohkem, kel on vaja vähem, see väga oleneb. Mina ka oma klientidega, mina ei pane neid mingisuguse
kindla režiimi peale, vaid mina taastan neid hormoone, neil aitan taastada. Ja siis nemad ise ütlevad, okei, see portsjon mul oli suur, see oli väike, ma tahan süüa tihedamini, ma tahan süüa harvemini ja nii edasi, sest me oleme kõik erinevad. Nii et me ei saa öelda, et kõikidel maailmas sobib 3 toidukorda päevas või 3 toidukorda ja 2 vahepaala ei ole. Mõnedele 2, mõnedele 3, 4, 5 ja nii edasi. Samas mulle tuleb meelde, et see noorte emade probleem on just see, et lapsed jätavad toitu järele ja siis emad söövad ka nende taldrikud tühjaks, et mitte järgi jätta, eks ole. Jah, täpselt. Aga see tuleb ära unustada, jah? No vot, ära unustada, see on siuke ilus fraas, aga ta tegelikult on selle põhjuse peal, et ma küsiks, et miks sa tahad seda nagu taldrikult kõik ära süüa, ütleme et raisku ei läheks. Täpselt, raisku läheks ja nüüd see on see psühholoogiline osa, mida me hakkame kaevama klientidega või mina endaga kunagi seda tööd tegin läbi, et selles mõttes mulle ka ei meeldi toitu ära visata loomulikult, aga siin ongi, kas rohkem väärtustad seda viimast leivatükikest, sest sul on mingisugune muster, mis võib-olla sul on antud üle vanematelt, kes väga-väga väärtustasid toitu. No loomulikult, ega meil ei olnud ju täpselt. Nagu, ei olnud rikkad vähemasti minu nooruses, eks ju, sinul ka vist samamoodi. Ja, et paljud vanemad andsid üle seda mustrit meile ja see on olemuselt hea muster, aga samas, kui ma selle kaalule teisele poole, mida me paneme, kas oma keha ja selle vajadused ja lõpuks, vähemalt mina läbi kogu selle kogemuse jõudsin sinna, kus ma väärtustan oma keha rohkem kui seda leivatükikest, viimast pisikest leivatükikest seal. Ja sama käib ka pidude kohta, et kui sul on nagu põhimõtteliselt süüa nii palju, kui sa vähegi jaksad, eks ju, et tegelikult tuleb see ka sel hetkel ära lõpetada, kui sa tunned, et su kõht on täis, et sa ei suuda süüa homse, ülehomse ja üle-ülehomse eest, eks ju. Just, aga see on see järgmine aspekt, see on see sotsiaalne söömine et see lõhnab hästi, see... No ja sul on hea olla ja täpselt, pärast ei ole enam muidugi nii hea. Kui... No täpselt ja siis... peabki kõik need, me praegu arutasime juba 2 momenti, mis tegelikult toitumisega või teadmisega ei ole nagu midagi pistmist, siin on mingisugune muster, mille järgi me käitume peaaegu automaatselt, me isegi sellel peol ei pruugi nii-öelda pausile ennast panna, et küsida endalt, wow, aga miks ma nüüd tahan seda järjekordset suupist nagu endale võtta? Ja miks täpselt. Et ma pole seda veel proovinud, et ma olen neid teisi juba proovinud, aga see on veel proovimata, see ei ole ju põhjus, eks ju. Ja kõhus juba keerab tegelikult. Ja meil ei ole tegelikult toidupuudust. Tuletame endale meelde, mis ajal me elame, et meil on tõesti toitu nii palju tegelikult. Just. Ja siis kaevamegi seda, et kuidas sotsialiseeruda nii, et see ei pea nagu kogu seda lauda nagu ära proovida nagu kõik asjad. Kõik ei ära sööma. Täpselt, et kuidas siis nautida seda õhtut ilma liigse toiduta, ilma alkoholita ja nii edasi. Aitäh, aga meie aeg hakkab täis saama, kas meil jäi veel midagi olulist ütlemata siia teemasse? Või see ongi lihtsalt, see oli praegu meil nagu inimestele alustuseks öeldud ja edasi tuleb siis mõelda, kas sa pöördud mõne toitumisnõustaja psühholoogi poole või mõtled ise oma peas asjad sirgeks? No ma võib-olla rõhutan veel korra, et sa ise... kui me saaks ise ennast ravida ja kõike see, ja paratamatus on see, et meil on vaja teisi spetsialisti ümberringi, sest me ise ennast ei näe kahjuks, ja hea toitumisnõustaja, kui ta ise ei ole pädev selles, siis ta suunab sind psühholoogi, teraapiasse ja nii edasi. Nii et võib-olla see teekond võiks nagu niimoodi minna. Selge. Aitäh, toitumisnõustaja Marina Orusalu ja jääge veel kuulajad meiega, sest järgib 5 minuti meditatsioon. Aitäh! Sule nüüd silmad ja luba endal tulla täiesti siia hetke. Kõik, mida oled täna teinud ja mõelnud, võib jääda hetkeks pausile. Sul ei ole vaja enam kuhugi minna ega midagi saavutada. Ainuke ülesanne on olla kohal ja puhata. Tunne, kuidas õhk liigub läbi nina sisse ja välja. Iga hingetõmme toob sinu kehasse pehmust ja rahu. Iga väljahingamine viib endaga kaasa pingeid ja muretsemist.
kujutle, et hingates laieneb sinu rinnak nagu vaikne laine, mis tõuseb ja langeb rahulikus tempos. Nüüd too tähelepanu oma õlgadele. Lase neil vajuda raskelt ja vabalt. Kujutle, et kõik päevased koormad libisevad mööda selga alla ja kaovad maapinda. Su keha on turvalises toetuspunktis ja sa ei pea midagi kandma. Liigu tähelepanuga oma kätele, sealt edasi sõrmedele. Luba neil pehmeneda, just kui sulaksid nad soojusesse. Sama tee oma jalgadega, lõdvesta nad reitest kuni varvasteni. Sa oled siin, täies rahus, ilma vajaduseta midagi muuta. Kui sul on olnud pikk teekond enda eest hoolitsemisel, olgu see toitumise, liikumisharjumiste kujundamise või sisemise tasakaalu otsimisega seotud, siis kindlasti pole see tee alati sirge olnud. On olnud hetki, mil oled tundnud rõõmu väikestest võitudest, sellest, et jaksasid sammukese rohkem, et valisid keha toetava toidu või et märkasid oma mõtetes rohkem rahu. Ja on olnud ka hetki, mil tundus, et jõud saab otsa või motivatsioon hajub. Kõik need kogemused on osa sinu loost. Need ei tähenda läbikukkumist, vaid näitavad, et sa oled inimene, elav, tundlik ja pidevalt muutuv. Iga kord, kui oled raskuse ületanud, oled sa õppinud enda kohta midagi uut. Ja iga kord, kui oled väsinud või eksinud, oled sa ikkagi sammukese lähemal mõistmisele, mida su keha ja meel tegelikult vajavad. Praegu siin vaikuses võid lubada endal olla tänulik. Tänulik selle eest, et oled püüdnud. Tänulik selle eest, et oled olnud julge katsetama ja muutuma. Ja tänulik selle eest, et oled siin, hingamas, puhkamas, elus. Võid endale öelda, ma olen õigel teel. Ma võin usaldada oma keha. Ma võin usaldada oma rütmi. Sõnasta endamisi, et see hetk on kingitus sulle, et sa võiksid puhata ja koguda uut jõudu. Hinga veel paar korda sügavalt sisse ja välja. Iga hingetõmme on nagu väike lubadus, et homme on kergem ja helgem, sest sa oled andnud endale selle vaikuse ja rahu hetke. Ja nüüd, kui tunned, et uni hakkab ligi hiilima, luba tal tulla. Kui uni ei tule kohe, siis puhka lihtsalt selles vaikuses. Sinuga on kõik hästi.